Võib-olla oluline osa ongi see, et Playbook ise räägib palju, nagu ma enne ütlesin, ruumiloome kvaliteetidest. Ja kuna ma ise olen tööstustehnoloogia insener tegelikult oma esimese hariduse kohalt, mis on väga kvaliteedikeskne, siis minu jaoks on see sõna väga mitmeti mõistetav, sest ega ka tootmises, kui arvatakse, et kvaliteet on väga selge ja mõistetav asi, siis see alati tegelikult nii ei ole. Et kunagi on näiteks Crosby on öelnud, et see lihtsalt on puhtalt vastavusnõuetele. Aga nüüd, kui me hakkame seda lahkama, mis asi on vastavusnõuetele ja eriti, kes seab need nõuded? Et kas need nõuded kvaliteedile seab siis näiteks avalikkus? Ja kui avalikkus seda teeb, siis mida need nõuded täpselt tähendavad? Kuidas neid täpselt reaalselt tunnetatakse? Et kui me vaatame seda palju mitmetahulisemalt ja dimensionaalselt, siis hästi palju tegelikult on küsimus ka perspektiivis, kuidas keegi neid tunnetab. Sest et ka tootmisettevõttes see inimene, kes paneb tooteid kokku, tunnetab kvaliteeti teistmoodi, kui tema juht tunnetab. Tema jaoks võib see tähendada uhkust, hea kvaliteet ja halb kvaliteet võib tähendada seda, et ta kaotab töö. Sest et ta ei tee oma tööd hästi. Samal ajal, kui tema juht vaatab seda, et see on nõuete täitmine, mida klient soovib hoopis. Et need kohad, kus kohtadest kvaliteeti tegelikult vaadatakse, on üsna erinevalt. Samamoodi, kui me vaatame, kvaliteet on üsna oluline nüanss praeguse käimasolevas vestluses planeerimisseaduse koha pealt. Ja seal kasutatakse lisaks ka peale kvaliteedi igast sõnu nagu ruum, loome, kriteeriumid, reguleerimine ja nii edasi. Aga mis nende kõige taga peitub ja kuidas me neid mõistma peaksime, siis seda me siin järgmises paneelis, ehk siis ruumi kvaliteetidest planeeringutes tahamegi natuke lahata. Ja seetõttu on mul hea meel kutsuda lavale. Alustuseks kohe juba siin jalutav Kaja Poe, arhitekt ja füüsik, kelle eestvedamisel jõudis ruumiloome kvaliteedid ehitus- ja planeerimisseadustikku. Teiseks paluks siia lavale Oliver Alveri, Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja, asetäitja ja linnaplaneerija. Siis paluks vandeadvokaat Sandra Mikli, kes võib öelda, et ta on planeerimisseaduse üks autoritest. Ja seda vestlust kutsun vedama Siim Sultsoni, kes on siis arhitektuuri ja linnaplaneerimise ajaloolane. No nii, kuidas see ruumi kliima tundub teile? On külm? Eks ole, kas see on ka kvaliteedi küsimus? Ei no rääkige kaasa, ärge olge passiivselt niimoodi, eks ole. See pole mingit huvi ja vaadake, milline palett esinejad siin on. Ehk et ütleme, ma võtsin siit paberi, miks ma selle ette võtsin, sest et me räägime kvaliteetsest ruumist ja kriteeriumitest ja tegelikult, kui ma neid natuke veel tuhnisin seda teemalt, Kaja Pae muidugi, Kaja, tähendab kuidas nagu öelda, tundub nii, et sina nagu selle asja tõmbasid käima. Ehk et miks ma nagu seda sinu kohta nagu räägin, et kui kerida natukene aega ka tagasi, siis ma mõtleks seda, tähendab, et ikkagi mulle meeldib tuua ühte sinu artiklit aeg-ajalt esile, mis ilmus 2024. aasta juunis, kus sa tõid välja ja see oli väga suur sõnum arhitektidele, arendajatele, ehitajatele. Kas sa mäletad, mis see sõnum oli? Jaa, sest sa oled mulle seda juba mitu korda absoluutselt, see kõnetab mind jätkuvalt. Ja lühidalt oli see, et ilu on kliimakriisis tugevalt alahinnatud mõiste või ütleme väärtus, mille poole pürgida. Ja lühidalt, miks nii? Sest ütleme nii, et kui me ei mõista ilu kui midagi pealispindset, vaid kui midagi tähenduslikku ja päris hästi võib-olla inimese kultuurilisi tegevusi kokku võtvad, siis ütleme nii, et see on see, mis muudab meile ruumid tähenduslikuks pikas perspektiivis. Ja see tähendab seda, et me hoiame seda ruumi, hoolitseme, see on jätkusuutlik. Et üldiselt näitab seda ka selline ajalooline linnaehituse kogemus, et niisugused keskkonnad, mis on mitmekesised, esteetiliselt nauditavad, üldiselt on lihtsalt jätkusuutlikumad, püsivad kauem ja ütleme, et võib-olla selline keskkonnast võõrandumine on ka natuke seotud selline kole arhitektuuriga ja No nii, kuulsite, kole arhitektuur.
taanlastel, kes on süsiniku jalajälje eestvedajad hoonete valdkonnas, neil on üks ääretult huvitav uuring, mis näitab seda, kuidas hoonete eluiga aina lüheneb ja lüheneb, et nii-öelda nad on modelleerinud seda, et majad, mida me ehitame siis praegu või oleme viimastel aastakümnetel ehitanud, et nende eluiga ongi nagu aina lühem ja lühem. Versus siis see, et mis on prognoositav eluiga näiteks hoonetel, mis on ehitatud sajandi alguses või midagi sellist. Kas see on kiirmood? Ma arvan, et võib vist nii öelda küll. No nii, aga tead Kaja? Võib-olla Kajale nagu lisan, et see võib-olla ei ole moe küsimus nii palju. Oi, kus ma nüüd hakkasin kõva häälega rääkima. Aga see on mingi Excel, mis ütleb, et lihtsam ja odavam on mitte taaskasutada, vaid puhtaks uus. See on seesama, et miks superministeerium ehitati uus hoone, seal olid mingid põhjendused, et me ei saa ventilatsioonitorusid vedada, kuna on liiga madalad korrused. Ventilatsioonitorud oleks võinud panna fassaadile, arhitekt oleks natuke vaeva näinud, aga ei, Excel ütleb, et see ei ole isegi nagu nii palju mingi moe teema, vaid puhas arvutus. Aga saime uue plaanikomitee? Jah. No nii, et see oli natuke huvitav. Võib-olla lihtsalt ütlen ka veel seda kommentaariks, et Exceleid on ka mitmesuguseid, et on selliseid kiirmoe Exceleid ja loodame, et nüüd uus ehitusseadustik kutsub ellu siis Excelid, mis on, ütleme, aeglase, kauni ja väärika moe Excelid. Ehk et lihtsalt tahan öelda, et sõltuvalt sellest, kui suurt taustsüsteemi me vaatame, võib Excelitest väga erinev asi välja tulla. Ja sõltub, kes Excelit teeb. Et kui meie mentaliteet on, et arendame ruttu, müüme käbe maha, siis muidugi Excel ütleb meile ühte. Kui meie mentaliteet on teine, ehitame piirkondi, mida me anname üürile, kus me loome kogukonda, kas või midagi sellist, mida Hundipea soovib teha, siis tuleb sealt Excelist absoluutselt muu asi välja, siis tuleb sealt Excelist tegelikult samamoodi ruumi kvaliteedi põhimõtted välja, kui olla piisavalt osav tõlgendaja. Nii, aga siiski, mul on tegelikult Sandra, ma mõtlen praegu sinu peale, selles mõttes me räägime kvaliteetsest ruumist. Siin on neid kriteeriume jooksnud, mida Arhitektide Liidu kodulehel võib näha neid 12 tükki, Kultuuriministeerium on toonud neid välja 12 tükki, siis nüüd tegi ju Soraneini advokaadibürooga siin õigusanalüüsi, kus te lahkasite tegelikult 8 kriteeriumit Davosi näitel ja panite Bauhausi 3 tükki veel kõrvale. Ehk need Davosi omad, kui võtta kõrvale, näiteks juhtimine, valitsemine, funktsioon, keskkond, majandus, mitmekesisus, kontekst, kohamuutus, ilu. Bauhausist saime kaasav, kestlik, kaunis. Ja ma näen, et et olete seal võrrelnud ka Leeduga, Hispaaniaga, Austria, Viini liidumaa, Viini, Tallinna tähenduses väga oluline, ka Iirimaa ja Taaniga. Miks sellised riigid said võrdluseks võetud? Tekkis mul kohe selline küsimus, kui ma seda analüüsi lugesin. Need riigid olid riigid, kus oli näide siis kvaliteetse ruumikriteeriumite rakendamisest mingil kujul õigusaktides ja me tahtsime siis võrrelda, kas Eestis oleks vajadus sarnaste kriteeriumite järele ka õigusaktis. Et ma rõhutan, et väga erinev on see, kas me paneme kriteeriumi õigusakti või räägime sellest kui pehmest väärtusest. Et kui me paneme selle õigusakti, siis ta muutub kohustuseks ja küsimus on, et milliseid ja mis ulatusega kohustusi me endale soovime. Et meie juhis sellest analüüsist oli pigem see, et laseme ühiskonnal seda teemat arutada ja nagu ka täna siin on tegelikult ju vabatahtlikult sisustatud neid kriteeriume endale sobivalt, vajadusepõhiselt, mis ongi tegelikult see suund, millest võiks alustada. Sandra, ole hea, palun too välja sealt kui üks huvitav eripära. Kuidas erinevatel võrdlusriikidel oli see nõue sisustatud? See oli, skaala oli täiesti 0-100, kui nii öelda. Palun väga. Et Iirimaal on arengukavad kohaliku omavalitsuse tasemel ja igaüks sisustab kvaliteedikriteeriumit nii, nagu ta koha eripärast tulenevalt paremaks peab. Aga näiteks meie väga lähedane riik Leedu on üleriiklikult sisustanud kriteeriumid metoodika ja kontrollküsimustikuga. Et me võimegi tegelikult arutada, et
et kui Eestis oleks selline kontrollküsimustik, kus sa pead kohustuslikult vastama, et kas sa hoiad ära segregatsiooni, kui sa midagi planeerid ja hiljem soovid ehitada, et siis kuidas meie ühiskond sellise nõude vastu võtaks? Siin ruumis istub hästi palju arendajaid, ma arvan, arhitekte, ka ehitusega moel või teise seotud inimesi. Kuidas teile nagu tundub, et kui öeldakse, et nüüd tuleb ilunõue? Ma täpsustan, see on sõnastatud esteetikana. Väga hea. Kuule, kui sa ütled nüüd sõna esteetika, mulle tuleb meelde Alexander Baumgarten 1750. aastad. Kuidas mõista ilu? Ta tõi välja 6 kategooriat. Ilu, inetus, ülevus, tavalisus, koomilisus, traagilisus. Mis asi on ilu? See on ju igihaljas küsimus. Mis asi see on? No, selleks, et seda teada saada, tuleb vaadata ehitusseadustiku seletuskirja. Nii. Ehk et nüüd on niimoodi, ütleme, et sellegi poolest, Kaja, ma ütleks niimoodi, et ühest küljest kostub nagu sinu jutust sellist nagu, et me reguleeriks nüüd kõik mõnuga ära. Sandra püüab selle asjale anda, ütleme, õigusraamistiku, et asi oleks kõigile pommikindlalt, ütleme, sõnastatav. Ja nüüd, Oliver, sina pead selle lahinguväljal minema nii-öelda kastaneid tulest välja tooma, sest sulle istub teisel pool lauda arendaja, arhitekt, sõdi, kauple, vaidle ja nii edasi. Kuidas sulle tundub? Ja need sõjad ja sõdimised ja kauplemised ja need on nagu kuumad, mitte nagu siin ruumist praegu oleks. Aga see on tõesti üldse küsimus, et miks me hakkame mingisuguseid selliseid nõudeid seadusesse kirjutama. Kas see kuidagi nagu tegelikult iseenesest ei tule või? Kui ikkagi nagu keskkonda luuakse, tehakse, et siis nagu tõesti, kui me ennast riidesse paneme, ei ole teemat, et suva. Me mõtleme ikka, kuidas paremini välja näeb. Kui autot ostad, vaatad ikkagi ka selle järgi, et mis on nagu vähe ilusam auto, et hinda vaatad ka muidugi ja kõike muud, palju bensiini võtab ja kõik, aga et peaks ju ilus olema. Et kas siis nagu ruumiloome puhul on vaja, et kas me nagu autode puhul ei kirjuta, et autod, mida Euroopa Liidus tohib müüa, peavad olema ilusad. Me mingid sellised imelikke nõuded ei tee, aga miks me nagu ruumiloome puhul hakkame neid nagu sisse kirjutama, et see on nagu mõneti hea küsimus ja see tekitab eriti, ma küll töötan ametnikuna, aga mul on teatud allergia igasugu bürokraatia vastu ja kõik muud, eks ole, et nüüd tuleb nagu mingid bürokraatlikke nõudeid veel juurde, millega peab hakkama arvestama. Et see on komplitseeritud. Aga samal ajal see nõue, mis on nagu praegu tulemas, ma arvan küll, et teatud määral see aitab teatud ruumivaidluste juures kohalikul omavalitsusel seista sihukese parema ruumi eest või terviklikuma ruumi eest. Kui me ütleme, et kui toimuvad mingisugused erinevad planeeringuvaidlused, siis eraomaniku konkreetse selle krundi huvide eest, neid seised on hästi palju. Maailma kõige paremad advokaadid, kõige paremini kinni makstud arhitektid, kõik on see erahuvide kaitsmine on hästi tugev. Aga kui nüüd see, mis on selle ümber, mingisugune avalik ruum ja ma ei tea, kuidagi ilu ja avalik ruum, aga mina ütleks, et see pigem, et see avaliku ruumi funktsionaalsus ja ka see hoone, mida sa teed, et kuidas ta avaliku ruumi mõjutab ja kõik see, sellel nagu kaitsmist või selle eest nagu seismist on meil Eestis praegu väga vähe. Ja kui nüüd ikkagi tuleb seaduse poolt ka siuksed nagu üldisemad termineid, siis teatud situatsioonides võib sellest olla tõesti nagu kasu. Et selline nagu seaduse muudatus, ma usun, et aitab üsna palju kaasa. Sandra, kuidas sinu poolest nagu tundub, kas see on nagu kõik reaalne, mida praegu ühelt poolt Kaja siit initseerib, teiselt poolt Oliver peab lahinguväljale minema, kas see saab nagu muuta nii toimimaks, et kõik osapooled saaksid ühtemoodi aru esteetikast, ruumi kvaliteedist? Ütleme nii, et ma ei ole kindel, et kõik osapooled täna sellest ühtemoodi aru saavad, et seda arusaama tuleks diskussiooniga tekitada. Et juristina mure on see, et kui seaduses on nõue, siis seda tuleb ju täita. Meil ei ole ju valikulisi seadusnorme olemas ja kui sa ei täida, siis on ju järelevalve järgmine samm. Ehk ma arvan, et Kaja kindlasti niimoodi ei mõtle, et see on üks ühele korrelatsioonis, aga õiguse vaates see ju nii on. Ehk kui ehitusprojektis ei ole
hoone sobiv sinna keskkonda, mis siis saab? Sest siiamaani me oleme ehitusseadustikku vaadanud pigem ohutusseadustikuna. Planeeringud on need, kus me arutame ruumi küsimusi, et võib-olla siis te mõtlete või arutate kaasa, et kui me seda nüüd teeme ka ehitusvaldkonnas, et mis see siis kaasa toob ja miks? Siin on tegelikult hästi palju erinevaid aspekte, mida tahaks välja tuua. Et ühtepidi praegu me oleme tõesti nagu rääkinud seda, et planeeringutes me tegeleme ruumi kvaliteedi küsimusega, planeerimisseaduses on elukeskkonna parendamise põhimõte olnud, mis nüüd ka siis uues eelnõus on täiendatud siis ehitusseadustiku eeskujul, et nii-öelda need mõisted oleksid koherentsed. Siis ütleme nii, et kui meil juhtuvad olema siuksed väga neoliberaalsed või väga vabad detailplaneeringud ja siis sa võid sisuliselt roosa kringlikujulise maja sinna ehitada ja omavalitsusel pole justkui enam mingisugust võimalust öelda, et see nagu päris hästi võib-olla ei lähe. Aga Sandra näeb siin võib-olla rohkem selliseid konfliktikohti, kui asjad tõesti kohtusse vaidlustesse jõuavad. Aga võib-olla nagu see esimene motivatsioon, miks me riigi tasandil nii tugevalt nende kvaliteedipõhimõtete eest seisime, oli ikkagi see, et esiteks ütleme nii, et kvaliteetne ruum ei ole mingisugune müstiline asi või must kast, et me tegelikult teame väga hästi, mis komponentidest ta koosneb. Et ärme seda ilu nagu nüüd liiga välja too ja müstifitseeri, et see võib asjast natukene vale ettekujutuse jätta, et seal on ju tõesti 4 sellist väga tugevat kriteeriumit, majanduslikku väärtust lisav, keskkonnasäästlik, funktsionaalne ja siis nii-öelda kaasavalt tehtud ja siis asukoha eripära ja konteksti arvestav, esteetiline ja mitmekesine. Ehk et kui me sellise komplekti kokku paneme ruumi luues või jälgime selliseid põhimõtteid, siis on suhteliselt tõenäoline, et me saame päris hea ruumi. Et see ei ole mitte midagi müstilist, kuidas luuakse head ruumi. Aga ütleme nii, et siin hundi peal ka me näeme, et seda leiutamisprotsessi on tehtud 6 aastat, et kas iga arendaja, iga kogukond nii-öelda peab selle leiutamisprotsessi ise uuesti läbi tegema. Ma arvan, et kõigil võib-olla ei ole seda imetlusväärset pealehakkamist. Ja ütleme nii, et ega need tegevused ei ole ka kuidagi nagu üksteisega vastuolus, et riigi tasandil ikkagi need kvaliteedipõhimõtted annavad need suunad kätte, eks ju, aga see, mida me siin selle suurepärase hundipea raamatu näol nägime, on siis nii-öelda see väiksemas mastaabis või sellised konkreetsemad tegevused, mis siis just lähtuvad nendest suundadest ja siis ära sisustavad need tõepoolest. Aga võib-olla jah, et natuke sellest üldisest riigitasandi vaatest tahaks veel rääkida, et miks see ikkagi üldse oluline on, et kvaliteedipõhimõtted seadusruumi tuua. Kui me praegu tehakse üleriiklist planeeringut Eesti 2050, põhimõtteliselt sisuline osa on seal valmis saanud. Selle raames tehti uuringud, mis vaatas siis erinevaid arengustsenaariume ja et iga stsenaariumi hajus versus kompaktne areng, et kui palju see siis ühiskonnale aastas maksab, välja tuli, et iga stsenaariumi kompaktne areng oli aastas ühiskonnale keskmiselt 150–300 miljonit eurot soodsam. Ehk et sealt võib kõrva taha panna, et tehke, mis te teete, tehke seda kompaktselt. Nii. Ja seal on ka igasugused keskkonnasäästu teemad, see, et me nii-öelda Eesti põhiline diagnoos on see, et me pealinnastume ja valglinnastume, et kuidas siis seda ära hoida. Et nii-öelda nagu majanduslikult ja ühiskondlikust vaatest on soovitav hoida kompaktset ja tihedat asustust. Aga et kui vaadata nüüd seda, et mida inimese hing tahab ja mis on tema psühholoogilised põhivajadused, siis need tingimata ei ole see, et elaks üksteisega külg külje kõrval, pead ja varbad koos. Aga nii-öelda need kvaliteetse ruumi põhimõtted siis aitavadki nagu tagada selle, kuidas me selle tiheda, kompaktse asula ruumi teeme tegelikult meeldivaks, kvaliteetseks, nii et ta on ühiskonnale kasulik, ökonoomne ja teistpidi ka siis inimesele nagu inimmõõtmes tajutav ja meeldiv. Et ma lihtsalt tahaks seda 2 asja rõhutada, et meil on seda riiki olnud juba 30 aastat ja ma isegi nagu mingis mõttes nagu imestan, et me ikka ei ole veel, mulle lihtsalt tundub, et nagu väga paljud sellised
suuremate arenduste vaidlused algavad sellest, et kus pool päike tõuseb. Et kas päike tõuseb idast või läänest piltlikult. Et kui me nüüd ütleme, et meil on ikkagi mingisugused kokku lepitud üldised põhimõtted, millest me lähtume ruumiloomes ja millest lähtumine siis suure tõenäosusega meile hea ruumi annab, mis on majanduslikult, ühiskondlikult kui ka siis inimese jaoks meeldiv, et siis on see minu meelest nagu ääretult oluline ja oleks isegi nagu rumal lasta siis igal kogukonnal uuesti leiutada seda jalgratast. Just, väga hea. Aga ütle mulle palun nüüd sellist asja, et see kõik, mis sa rääkisid, on väga ilus ja perfektne. Kas praktikas, mis meie ümber on, ma küsin teie kõigi käest, on meil sellist arhitektuuri tehakse ja arendajad tellivad sellist arhitektuuri, mis ei vasta nendele kriteeriumitele, mis on kole arhitektuur, mis on ütleme ka vastuolus ümbruskonnaga, mis toodab ka vaimselt vildakat arhitektuuri ja toodab ka vaimselt vildakat elanikkonda? No on nii ja naa on kahte pidi, et kui ma enne ütlesin, et üleriigilise planeeringu niisugune katusdiagnoos ja probleem on see, et mida lahendatakse, Eesti pealinnastub ja valglinnastub, siis meil on tegelikult väga tugevad probleemid ruumiloomes. Eesti arhitektide tase on jällegi väga hea. Ütleme nii, et ei saa päris öelda, et asi on nagu täiesti must või asi on täiesti valge, aga kindlasti, mis puudutab just nagu sellist planeeringulist mõtlemist, tänavaruumiga tegelemist, kõike seda, seal meil on ikkagi veel päris pikk ja äge tee koos minna. See on väga hea. Oliver. Ei, aga ma võiks küsida, kuule, kas seadusesse tuleb nüüd mingi paragrahv, et linnad peavad tihedad olema? See juba on. Sellist ehitusseadustikku sellist paragrahvi küll ei tule. Väga hea, väga hea. Mul käis juba jõnks läbi. Ta annab retsepti, kuidas luua. Aga Oliver, mul on sul üks küsimus. Tegelikult ma mõtlen niimoodi, et kui ma nüüd Kaja juttu kuulan, sina ütleme see, kes on see praktik tandrid, järgmisena kui juhtub mingi jama, ütleme siin planeerimise või projekteerimisega või mingi arhitekti ja arendajaga, siis öeldakse, näe, asi venib jälle, eks ole, et linn menetab detaili kole kaua, siis on järgmisena kohe Sandran, tõmmatakse letti. Kirjutab meile kurjasid kirjasid. Eks ole, aga mul tuleb üks asi meelde siit ajaloost. Aasta 1936 ja maikuu. President Konstantin Päts kehtestas ka, ütleme, teatud kriteeriumi Tallinna südalinnas, näiteks see puudutab Pärnu maanteed, Vabaduse väljaku ümbrust, kõik need tamad tänavajooned, fassaadid. Riigi esinduslikuma ilme poole oli toona liikumine. Täiesti tollal oli see mood. Kuidas sulle tundub, et kui nüüd rakendukski nüüd see? Keerulised küsimused ja kõik, aga ma läheks võib-olla oma jutuga tagasi sinna Kaja jutu juurde. Tuleme sealt Pätsi juurest. Tuleme Pätsi juurest tagasi selliste... Kuigi tal olid ka mõned väga head mõtted. Jah, Davosi nagu tingimuste juurde, mida me praegu seadusandlusega toetame, et kohalikud omavalitsused saaksid seista parema ruumi juurest, siis sealt me jõudsime mingi ringiga tiheduse juurde. Siin minul on muidugi kohe siukene nagu, et hetkel ma olen ka olnud, et nagu tihe linnaruum on nagu hea ja siis hetkel Tallinnas... Muideks ma ütlen kõrvale, Pätsi aegu tehti ka tihedamaks see kant kõik. Ja oluliselt lisati tihedust ja tehti. Ja siis mina olen praegu kuidagi, et see on hästi ohtlik sellise asja välja ütlemine, et tihe linnaruum on hea. Sest et seda tõlgendatakse sellega, et kõik võimalik järgmise 10 aasta bruto, mida Tallinnas on vaja, peab tulema nagu minu krundile. Et see on nagu praegu nagu hästi suur mure. Tihedus on väga hea, kui tiheduse kõrval on ka hõredust. Et on vaja siukest tasakaalu. Ja võt minu arvates on see nagu üldiselt nagu linna planeerimises, et me peame siin leidma Tallinnas selle oma normaalse tasakaalu, mis meie inimestele nagu sobib. Sest et selle tihedusega on võimalik hästi kergelt üle vindi minna. Ja kui sa küsisid ennem, nagu ma lähen veel ringiga nagu tagasi, et see, et kuidas meil selle arhitektuuri ja selle ruumiga nagu hetkel on, siis minust on Tallinnas on põhimõtteliselt päris hästi, kui sa käid nagu reisimas ja vaatamas, aga me saaksime palju paremini veel. Mul kargas kohe siin meelde sinu jutu peal see tiheduse küsimus. Võtame näiteks selle sama Hundipea. Neighborhood Playbooki tutvustus täna käis, eks ole. Indrek Allman on siin kuskil meie ridades. Ehk et kõik see, mis nagu tuleb siia koha peale,
iseenesest ütleme, kui nagu visuaalselt vaadates on see samamoodi. Niimoodi tihedalt ära hoonestatud. Siis tuleb mul meelde ka, ütleme, täna Tallinna sadamas kruiisiterminalis. Käis ka seal see asuala, ütleme siis ka liikuvuse temaatiline magistritööde kaitsmine, seal Tallinna Ülikooli üliõpilased osalesid, seal ka näiteks meie hulgas istub siin kindlasti üks magistrant siin, Maarja Matteus, kes oli ka väga hea esitluse tegi seal, et ka seal kandis, mida me näeme järjest tihkelt täis topitud. Vanalinna me enam suurt ei näe linna pealt. See, mida me nägime 13. sajandis kuni aastani 1215 või tähendab kuni 2015. See on kadunud. Ehk et... Küsimus oli Indrekule. Ma isegi ei küsi Indreku käest. Ma ütleks, et ma lihtsalt tean, et Indrek on siin. Kui see Indrek nüüd tunnab, et ma sulle liiga teen, hõika vahele. Et aga... Ma võib-olla tahan nagu jällegi öelda, et minu arust just need kvaliteedipõhimõtete juures on nagu tähtis, et me ei jää ühte asja kinni. Et seal on nagu oluline see, et me kaalume kõiki neid kriteeriume ja põhimõtteid ja tõesti midagi nii banaalset, et tihedus on hea ja aga see levib. Seda ei tohiks liiga lihtsakoeline, absoluutselt. Tõsi on see, et kompaktne ruum on lihtsalt kahtlemata ressursisäästlikum. Peale ressursisäästlikkuse, see mitmekesisus võimaldab ka teenustel võimendada üksteist, seal on ka muud majanduslikud aspektid, et see on lihtsalt arukas. Aga absoluutselt tõsi, et me peame leidma viisi, kuidas see teha inimesele nagu psühholoogiliselt, füsioloogiliselt meeldivaks ja vastuvõetavaks. Ja see mantra, et tihedus on hea, see ilmselt seda mantrat meil on väga palju. Sajandis, et pigem mulle tundub, et aktiivsus on võib-olla see, mida me võiksime... Just, ma siin tükk aega tahan seda juba öelda, et mulle meeldib palju paremini see lause, et hea linn on see, kus on midagi teha. Et me peame nagu seda tegevusi linna planeerima, mitte brutopinda. Brutopind mõneti kaasneb selle tegevustega, et meil päris nagu metsas on hea jalutada, eks ole, aga seal on muid tegevusi vähem. Aga tõesti, et linnad peaks olema sellised, kus on midagi inimestel teha. Ma juhiks tähelepanu väiksele nüansile, et meie seadused kohalduvad kõigele. Et meie ehitusseadustik ei kohaldu ainult Tallinna kesklinnale, vaid ta kohaldub ka Tõrva kesklinnale ja muidu ka hajaasustuses, et kui me ruumi kvaliteedi kriteeriumid tahame teha üldkohustuslikuks, siis küsimus on, milline on ilus tuulik lõppastmes. Nii. Et see on see nüanss, et me vaatame seda kvaliteeti väga kitsalt, aga ruum on väga erinev, ehitised on väga erinevad. Mina ütleks, et see, mis siin praegu on, see on väga äge. Ma ei oska öelda, kas see Kaja kvaliteetse ruumi kriteeriumide hinnangutele vastaks, aga tegelikult selline vana kihvt ajalooga asi, et ka see on võib-olla kellegi jaoks kvaliteetne. Et see on väga subjektiivne, kuidas me seda sisustame. Ma nüüd Davosi kvaliteedi kriteeriumid päris ei soovi, et täna õhtul Kaja kvaliteedi kriteeriumiteks ümber. Ma ütlesin sinu standardeid. Nõus ja tegelikkuses see paragrahv, mida me ehitusseadustikus siis lõpuks täiendasime, ehituse sobivused, mida see siis tähendab, et see on ka täiendatud niimoodi, et kui see on kohaldatav ja seletuskirjas on ka pikalt laialt seletatud, et ennekõike tuleks tähelepanu pöörata suurema avaliku huviga ja avalike hoonete puhul ja nii-öelda kohaldada seda ikkagi mõistlikult, et minu arvates nende kriteeriumite nagu sihuke teatav abstraktsus ongi väga suur väärtus. Ma tean, et õigusinimestele teeb see muret, kui ei ole nii-öelda täpselt määratletud kriteeriumid või terminid või et me ei saa mõõta, eks ju, et ilu 5 punkti, 2 punkti või 3 punkti, seda me ei soovi teha. Aga just nii-öelda see väärtus ruumi loomine, et millest Oliver ikkagi üldse seal linnavalitsuses vestleb, et mis teemadel, et mul on tunne, et see kindlasti ei takista nagu nii-öelda arendusprotsessi, vaid pigem ikkagi lihtsustab seda,
et noh, mida arendaja tahab, tema tahab ju ka lõpuks nagu arusaadavat dialoogi, ütleme nagu lõpuks tulemuseni jõuda. Kui ta teab ette, et temaga vesteldakse neil teemadel, see on see, mis loob kvaliteetse ruumi, siis noh, on ta selleks ilmselgelt paremini valmis. Ja noh, seda hirmu, et me peaksime kuidagi elektriliinidele ja kõigele muule hakkama neid põhimõtteid kohaldama, et sellest on ka selle ehitusseadustikus siis väga selgelt räägitud. Meil tegelikult on hiljaaegu tulnud lahend, mis käsitleb elektrimastide arhitektuurset välimust. Ehk et kuna ehitusseadustik on kohati liiga hoonekeskne, siis paratamatult tulevad sinna sisse ka erinevad rajatised. Teine asi, mis ma tahtsin öelda, mida tihti küsitakse, on see, et kas kvaliteeti saab kiirusega ja kas kvaliteet saab olla kiire. Sest see on ka üks mõistlik menetlusaeg on üks põhimuresid. Kvaliteet saab olla kiire. Ja kui sa nüüd selle menetlusajaga lõid seda kõige valusamat kohta siin minu küljes, eks ole, et mis toimub Tallinnas, siis kvaliteet saab olla väga kiire. Ma täiesti selgelt näen linnavalitsuse sees, kuhu kaob aeg. Ja aeg kaob kuhu? Ka. Ütleme niimoodi, et üks on see, et isegi ilma seadust muutmata, see on puhas kohaliku omavalitsuse selle süsteemi ülesehitus. Me oleme väga keerulise süsteemi ehitanud linnavalitsuse sees. Tohutu palju on trepiastmeid. Lihtsad näited, mida siin korra arutasime ka, et noh, näiteks kuid läheb parkimisnormatiivi peale, mismoodi seda saab ja kuidas. Tegelikult sellega ei pea planeeringus üldse tegelema. Me oleme üritanud sisse viia seda, parkimine lahendatakse vastavalt hoone projekteerimise hetkel kehtival parkimisnormatiivile. Lõikame planeeringu menetlusest ühe tüki välja. Teine võit sellest nädalast. Asendusistutus on nõutud. Tuleb teha planeeringu staadiumis. Miks? Põhjendust ei olegi olnud. Võttis aega natuke, nüüd enam ei pea planeeringus asendusistutust arvutama. See oli jälle mingid nädalad, planeerijad tegid seda, siis tavaliselt läks see kuidagi valesti, seda pidi ümber tegema ikkagi, et kõik et me saame selle ühe mingi tüüplausega nagu ära muuta. Nii et üks on see, et meil on hästi palju ise igaks juhuks mingisuguse trepiastmeid, samme kõike ja igaks juhuks teeme veel kõik enne algatamist ka, sest muidu ei tea, mis saab. Natukene viskan palli ka arendajate poole või planeeringust huvitatud isikute poole. Seda ma olen nendem nagu rääkinud ka. Me linnavalitsuses jagame arendajad 3 või asjast huvitatud isikud, kes planeeringuid teevad. On päris arendajad. Nendega on elu jube lihtne. Nad teavad, mis nad tahavad, neil on äriplaan, neil on kiire, nendega on kompromissid, läbirääkimised, kõik liigub. Saab tehtud planeeringu vaidlustega isegi asjad kiiresti. Nad on reisinud, nad saavad ka nendest hea ruumi kriteeriumitest aru, nad seisavad enda maine eest, sest täna Eestis arendajad ei ole enam see, et lihtsalt, et lükka midagi müüki ära. Kõik arendajad, kes müüvad, nad teavad, et inimesed nagu räägivad ja selle arendaja nimi maksab väga palju ja nad seisavad selle kvaliteedi eest ja nad seisavad ka hoonete vahelise ruumi eest. Teine klass arendajaid, need on paberarendajad. Nad ise ei hakka mitte midagi ehitama, aga nad üritavad paberil raha teha. Nendega ei ole mitte midagi väga rääkida, sest neid huvitab ainult võimalikult suur brutonumber kuskil planeeringu nurgas. Ja nad tahavad seda läbi saada. Ostavad väheväärtusliku tüki, ajavad paberil selle väärtuse ülesse ja siis üritavad päris arendajatele maha müüa. Väga rasked kliendid meile. Ja siis on 3. siukene planeeringust huvitatud inimeste klass. Me kutsume neid pensionifondi meesteks. Pensionifondi meestel on kuskilt mingi krunt. Ta on nagu olemas see krunt. Siis nad seal kuidagi, see äri tiksub seal peal, kuskil mingi renditulu tuleb, igaks juhuks väärtustaks krunti. Ja siis nad teevad seda planeeringut ja nemad on need, kes teevad 9-10 aastat. Mingit konkreetset huvi ei ole. Äkki ikka teeks mõne korruse peale, äkki teeks natuke suurema, äkki praegu enam nagu kontor ei müü, eks ole, mida me 10 aastat tagasi tahtsin teha, äkki teeks elamist sinna või niimoodi. Ja need on ka siuksed nagu väga pikalt venivad nagu protsessid. Nii et see on nagu mitmekesine, eks ole, miks läheb nagu planeeringutega kaua aega. Ja seda saab teha oluliselt kiiremini ja paremini linnavalitsuse seest ja ka väljapoolt.
aga see on tegelikult üks hästi piinlik teema, võtame mingisuguse ruumi kvaliteedi küsimust. Nii, tähendab just. Aga sellegipoolest ma natuke tahaks ikkagi kaevata siit seest. Seda kiiruse teemat või? Ei, ma ütleks üldse, nagu võtaks pildi natuke laiemalt, kogu see, ütleme, ruumi kvaliteet ja kõik nii edasi, et me oleme seda, ma saan aru, et nüüd, ütleme, Kliimaministeeriumi eestvõttel nagu püüti seda nagu defineerida, kategoriseerida. Kas me liigume paradigmas mingisuguse nii-öelda, ütleme, reguleerituse poole, mis meenutab mulle ajaloost järjest mingisugused teatud perioodi nähtud juba? Või ole täpsem. Kas see tähendab seda, et meil tekib juba riiklik kontroll, et selle üle, mis on hea ruum, mis mitte? Ehk et ütleme, et ei olegi enam nagu nii-öelda iga mehe õigus, et tahan teen, ütle mulle ära, mis on ilus, mis ei ole ilus. Mina kindlasti tunnen selles osas suurt muret, sest põhiseadus on väga oluline dokument ja omandiõigus käib üle peaaegu kõigest, välja arvatud sellest, mis on vastuolus avalike huvidega. Et küsimus on, kas see ruumi kvaliteet on nii suur ja oluline avalik huvi, et me oleme nõus selle nimel oma õigusi piirama. See tähendab oma valiku vabadusi piirama. Millist hoonet, tuulikut, tööstushoonet, tänavat me soovime. Aga iseenesest seda piiramist on tehtud ju kogu aeg. Ja. Kui kõrge, kui suur, palju sa pead puid oma krundile jätma, kõike seda. Küsimus on selle piiramise siis nagu ulatuses. Ja kas öeldakse sulle ette, et sa pead nii? Ja kas sel piiramisel on nagu mingisugune nagu kasu, et tekib mingisugune kvaliteet sellest parem või see on lihtsalt piiramise sest väike grupp inimesi arvab, et nii on õige. Ja ma arvan, et see on see, millele sa viitad. Jaa, just täpselt, et kuhu me nagu liigume. Nii, Kaja. No, ma arvan, et see nagu nimetada seda piiramiseks ongi hästi eksitav. Et kui ma enne rääkisin nendest argumentidest, mis on need ühiskondlikud argumendid, mis on nagu personaalsed või psühholoogilised argumendid, siis neid argumente võib tuua veel, eks ju, et nii-öelda need 8 kriteeriumid, nad on tõesti tõenduspõhised, nad ei ole kuidagi niisugune mull. Et see ei ole ka päris võib-olla selline ikkagi, ma arvan, et lepime kokku, et täna õhtust me ei hakka neid kutsuma Kaja kvaliteedi kriteeriumiteks, sest tegelikult Euroopa kultuuriministrid selle Davosi protokolli allkirjastasid ja rahvusvaheliselt väga pikalt laialt läbi vaieldud põhimõtted. Ja kui nagu mõelda seda, et Eesti ehitusmahud iga aasta on umbes 4 miljardit, nii hooned kui rajatised kokku, me ehitame 4 miljardi eest. Ütleme nii, et nagu ebakvaliteetne ruum, ta ei ole mingisugune neutraalne nähtus, et kui me ehitame halva ühekülgse ruumi, siis ta on tegelikult ühiskonnale kulu. Ta on tervisekulu, ta on taristukulu, ta on majanduskulu, ta on keskkonnakulu. Kui me need 4 miljardit iga aasta paneme arukalt ja kvaliteetselt paika, siis me tegelikult võimendame nii inimeste tervist, majandust, kogukondade toimetulekut, vähendame keskkonnaprobleeme. Et kui mõelda nagu päris sellisel strateegilisel ja üldisel tasandil, siis ma ütleks, on nagu lausa sõge mitte arvestada selliseid asju. Kui me enne sa alustasid sellest ilust ja seda tõesti näitab ajalooline kogemus, et nii-öelda need mitmekülgsed, mitmekesised ruumid on ikkagi need, mis on sellised kõige pikaajalisemad, kõige tähenduslikumad, kõige rohkem inimesele pakkuvad. Kui reguleerimisest rääkida, siis 2024. aastal anti majanduse Nobeli preemia sellise teadustööde tsükli eest, mis siis ütlevad seda, et ühiskonnad teevad rikkaks tugevad institutsioonid, kes siis saavad aru sellest, mida tuleb reguleerida ja mida ei tule reguleerida. Et tegelikkuses teadlikult ehitusseadustikus need on abstraktsed väärtuspõhised regulatsioonid, tõesti siis iga arendaja, iga projekteerija, iga arhitekti, iga kogukond saab nii-öelda need mõisted täpselt kohapõhiselt ja vajadustele vastavalt siis sisustada, et ütleme nii, et nad on küllaltki nagu sellise õrna käega suunavad.
Ja Londoni majanduskoolil on ka üks väga põhjalik uuring, mis vaatab neid kvaliteedi põhimõtteid ja uurib täpselt seda, et kas investoril on kasulik või kahjulik neid põhimõtteid jälgida. Ja jõuab järeldusele, et ikkagi arenduste investeeringu tasuvus võib tõusta kuni 12% punkti, kui sa teed sellist mitmekesist ruumi, mis siis neid kvaliteedi põhimõtteid järgib. Et ütleme niimoodi, et võib-olla ruumiloome üks probleeme on see, ka Eestis võib-olla eriti ilmekalt, et me ei tee teda väga tõenduspõhiselt või me ei ole teda siiamaani teinud väga tõenduspõhiselt, mis teebki meid vaeseks, haigeks ja nii edasi. Et ütleme nii, et nüüd me oleme loonud riigi tasandil siuksed põhimõtted, ja teistpidi loonud ka institutsioonid, Maa- ja Ruumiameti ja riigiarhitekti, kes peaks siis aitama omavalitsustel neid ellu viia, sest tegelikult küsimus ongi see, et kuidas nüüd omavalitsused neid targalt ja hästi ellu oskavad viia. Oluliselt rohkem võib-olla võiks pöörata tähelepanu planeeringute asjakohaste mõjude hindamisele, et see võimaldaks neid kriteeriume ühest küljest arvestada, aga teisest küljest ka laiemalt kestliku arengu põhimõtete elluviimise sellist mõju hinnata. Planeeringute elluviimise majandusliku mõju nõue tegelikult, selle hindamise nõue on seaduses olemas, samamoodi sotsiaalsete mõjude nõue. Praktikas seda väga ei tehta, kuigi see annaks võimaluse ka näha ette, et mis on selle loodava keskkonna siis nagu väärtus on ju, ka numbrites. Nii, aga meil head panelistid, paistab, et aeg sai täis. Kas on saali poolt ka küsimusi? Ärge olge passiivsed. Ei, seal üks on. Silver on käe pistutust. Ma alustan, et ma olen siia poole esimese mikrofoni, ma jooksen sinna otsa. Tere, minu küsimus on seoses tuleva kliimakavaga. Et alates 2030 on ette nähtud, et puude võrastik ja rohealad ei tohi väheneda enam linnakeskkonnas. Et kuidas see planeeringud ja arendused pea peale pöörab? Et kas rohealad Tallinnas vähenevad või vähene? Ma tean seda nõuet, et ei tohiks väheneda, samal ajal väga raske on linna tihendada, kui need rohealad ei vähene meil. Ja siin ütleme niimoodi, et me oleme teatud arendajatega siin isegi kohtus, kus nad ütlevad, et miks linn nõuab teatud haljastuse protsenti, kui üldplaneering näeb ette, et kõige väiksem on mingi 10 või 20%. Et see rohealade hoidmine on täna meil tõsine teema küll ja see on see ei ole mitte lihtsalt ilusad puud ja hea roheline ja et putukad saavad puul lennata, aga see on ka tõesti see sadevee probleemid ja kuumasaarte probleemid ja kõik selle tasakaalu hoidmine. Nii. Aitäh. Ma tahaks, et te otsiksite süüdlast ja näitaksite näpuga, et kelle tegemata töö see on, et ruumiloomes linnaruumi tihendamine tähendab seda, et rohkem brutopinda ja mitte rohkem erinevaid funktsioone. Planeerimisseaduses on põhimõte, miks seda siis ei järgita, otstarbeka, mõistliku ja säästliku maakasutuse põhimõte ja muu hulgas tuleb see põhimõte tasakaalustada rohealadega. Ma ei tea, kellele näpuga näidata. Ühiskonnale, kes siis ei taha seda sellisel kujul ellu viia. Aga kas siin üldse on keegi, kes on nõus käe püsti tõstma ütlema, et tema mõistab tihendamist kui armutut ruutmeetrite juurde ehitamist, et ma ei tea. No eks asja võib muidugi sõna-sõnalt ka seletada. Tegelikult see rohealade aspekt, Oliver, mis sa välja ka tõid, et kui ma mõtlen praegu Pirita teele, et vaadake, ütleme Google Mapsi kaardi pealt, kui õbluke see roheala on tegelikult Lasnamäe ja mere vahel ja seda on järjest kogu aeg pikitud täis. Küll see Pirita tee 26F ja nüüd kõik need muud seal ka. Kui see 26F kunagi paarkümmend aastat tagasi hakkas kerkima, siis oli niimoodi, et taevas kukub kohe alla. Pärast seda pandi teised majaka kõrval, polnud probleemi, aga roheala jääb väiksemaks. Mis on roheala mõte? Küsimus saalile. Oleneb kelle vaatepunktist.
No aga tavalise inimese vaatest, mis asi see on? Mitte midagi ei kuule. Aknast kena vaadata. See on üks mõiste, mida võiks mõelda ilu, aga ta on ka linnakopsud. Tegelikult miks see on hea, et ütleme see sama õigusanalüüs, mille Sandra Mikli siin ka tegelikult ütleme tegi ka selle sama hoone kriteeriumite kohta, siit jooksis läbi üks linn, mille üle mul on väga-väga hea meel. Ja tegelikult ütleme, see on Viin. Viiniga on meil Tallinnal väga tihe side. 19. sajandi keskpaigast alates. See sama Ringstrasse, mis Viiniski on, see samas Tallinnas tehti ka. Meil oli baltisakslastkond kuni veel viimase 85 aasta taguse ajani. Nüüd on see tükk läinud. Ehk et ütleme, see on see, mis nagu tähendab seda, et kogu see ütleme, struktuur ja see mehhanism, mis seal jookseb, ütleme, see on see, mille järgi nagu minna. Nii, veel küsimusi? Ja, mul on jätkuküsimus ka. Et ilu panna nüüd ehitusseadustikku, tekkis küsimus. Ei ole ilu, esteetika on. Esteetika, okei. Aga keskkonnamõju hindamisseaduses on näiteks sisse pandud heaolu. Vähemalt viimati, kui ma lugesin seda, siis see seal oli. Ma ei tea, kas ta enam seal eksisteerib sellise mõistena, aga seda ei ole ka kuskil defineeritud. Et minu mõte siin tegelikult on see, et kui me selle inimeste heaolu suudame ära defineerida, kuna ta juba on seaduses sees, et siis me saame ka selle esteetika poole selle läbi kaetud ja ära lahendatud. Et on äkki mingeid mõtteid või kommentaare selle kohta? See on keskkonnaseadustiku üldosa seaduses inimese nõue heaolu tagamisele, aga heaolu täna ruumi kvaliteedi kriteeriumite kaudu ei sisustata. See heaolu tähendab pigem häiringutest vabanemist, müra, mis iganes tolm ja nii edasi. Et me ei sisusta seda hea ruumi kaudu, sest ma arvan, et me ei ole võib-olla siis jõudnud ühiskonnale nii kaugele, et me tunneks, et ma tahan head ruumi. Et keegi niimoodi ju ei väljenda ennast. Muidugi see on väga hea tegelikult küsimus. Inimesed, mina vaidlen natuke vastu. Sellega nõus ei saa olla. Teie ja. Meie ei ole nõus siis. Ja kui me vaatame isegi, mille ümber viimased valimisdebatid on keerelnud, siis ikkagi väga tugevalt on jutt elukeskkonnast, et see on ikkagi päris aga võitsid need, kes seda tegelikult ju ei toeta. Et see on Nad toetasid võib-olla natuke teissugust heaolu, aga mõtlen seda küll, et kui me just mõtleme see sama linnade suhtes, et milliseid linnasid me tahame, võimalik, et me peaksime tõesti sellega nagu vaeva nägema, seadusandlus nüüd toetab, et millised on selle heaolu kriteeriumid. Et mis on siis see, ütleme, ja eestlastel on nad veidi erinevad kui võib-olla poolakatel või itaallastel või üldse ameeriklastel, ja meie heaolu kriteeriumid ja vastavalt sellele me saamegi siis seda õiget nii-öelda balanssi, haljastus, sotsiaalsed suhted, vaikus, müra, kõik valgus, kui palju on tegelikult eestlastel vaja, et ma ei tea, mitu tundi võiks paista päike korterisse. Itaallased ei saa üldse sellest aru, et mis te päriselt tahate, et mitu tundi paistab teile päike korterisse. Ja ka mingid mürad, küsimused ja kõik need, et see tegelikult oleks linnaplaneerijate, arhitektide üks niisugune Oliver, küsiks siia vahele, et millised spetsialiste tuleks kaasata sellist planeerimisprotsesside juures. See küsimus on väga hea, mis te tõite välja. Et see sama heaolu. Kas peaks peale arhitektide kedagi veel? Ega kas see ongi nagu ühe spetsialisti teema, et see on pigem nagu terviksuke ühiskonna teema, et ma ei tea, seal on tõesti tervisekaitse spetsialistidest ja ma ei tea, mina näiteks ise olen lihtsalt ka surve praegu. Insolatsiooniga, meil oli vana standard, tuli uus standard oli mingisugune kräpp, mida kopiti, siis vaadati, et kõik läks valesti, tehti mingi piirkondlik, mingisugune eripära dokument ja siis igavene jamad. Nüüd vaadatakse, et äkki läheks uue peale. Uuega vähenevad tundide arv, mis oleks vaja nagu korterisse päikest. Ja mina ei tea, kas see on õige või vale. Kas on vaja 3 tundi, 2 tundi, tund või piisab 1,5 tunnist, et inimene tunneks ennast Eestis elamispinnal hästi. Et seda nagu tegelikult seda uuringut ma tean igatahes, kui teatud hetkel ajaloos leitigi, et on vaja, et päike paistaks korterisse, et inimene tunneks ennast hästi, on vaja valgust ja õhku. Ja siis tekkiski modernism ja lükati majade vahet suuremaks, et päike paistaks.
kus see piir läheb, kas on mingid uuringud? Noh, mina ei ole selliseid nagu näinud. Ei, absoluutselt, et see on osa sellest, mis ma enne ka jutuks tõin, et nii-öelda see tõenduspõhine ruumiloome on meil ikkagi kahjuks väga lapsekingades, et ütleme nii, et see, kuidas hea ruum võib inimest võimestada, mõjutada ja vastupidi, kuidas halb ruum võib inimese haigeks teha, et see on ikkagi ausalt öeldes päris skandaalne, kuidas me elementaarseid tarkusi ei kasuta, et ühtepidi jah, me räägime tervisest, aga lisaks ka kõik need muud aspektid, mis ma välja tõin, majandus, kogukonnad, kultuuriline tähendus. Et ütleme nii, et me oleme hästi uskumatult ignorantsed olnud selles osas, kuivõrd võimas tööriist tegelikult ruum on erinevate väärtuste võimeldamisel. Ja mul on väga hea meel, et me teeme koos neid samme, et nüüd edasi liikuda. Ma lihtsalt mõtlesin siin edasi täpselt, et üks on tõesti mingisugune valgus ja tervis, aga teine on ka see, et meie ühiskondades järjest rohkem ollakse üksi. Hea linnaruum tagab seda, et inimesed tunneksid ennast nagu kaasatuna, et sa ei ole kuskile jäänud nagu üksi. Kas või see, et on vanemad inimesed, ei saa meil täna, eks ole, korterist väljagi. Nad ongi seal nagu lukus. Kui nad tulevad linnaruumi, kas neil on kuskil istuda, näha mingid tegevused, vaatavad mänguväljakuid, saavad, ma ei tea, kohtuda. See on kõik nagu tegelikult selle ruumi loome üks osa. Õnneks teil on kus istuda. Ma enne kui ennast täitsa tühjaks, ma läheks järgmise küsimuse juurde, sest ma saan aru. Kuulame. Ja ma tahtsin ühte väikest remarki teha, et see on küll nagu midagi, millest ma väga unistan Eestis järgmiseks, et meil tekiks siukene, ütleme, kompetentsikeskus või uurimisrühm või nagu tippkeskus, mis siis uurib seda ruumi mõju inimesele, mis on ikkagi nagu vägagi Eestis uurimata, aga samas päris palju uuringuid on, mis väga selgelt näitavad, kuidas aga võtame seda kui üleskutse, et meil on siin kvoorum olemas. Nii, küsimus. Hästi palju K-tähega mõisteid on täna läbi käinud, kestlik, kaasav, kaunis, kaja. Ma tooks ühe veel kättesaadav. Et on üks teine seadus, mis ootab minu arust ka päris ootab sisustamist, see on elamuseadus. Ja sellega seoses me räägime ka taskukohasusest ja kättesaadavusest. Ja nüüd, kui meil on, ütleme, ma mängin siin seda devil's advocate, et ma olen arendaja ja nüüd riik kirjutab mulle veel kvaliteedi ka ette, kuidas ma nüüd seda siis nagu kättesaadavaks peaksin tegema. Kas te tahaksite natuke kommenteerida seda, et kuidas te näete seda kvaliteedi kriteeriumi, mis on nüüd nagu jäigemad, kuidas see aitab või takistab kättesaadavust ja kuidas see võiks elamuseadust ja seda protsessi, mis sellega võiks tulla, sisustada. Kas sa said aru, mis teema sa nüüd avasid? Mingi tund aega läheb siin nüüd rahulikult ära sellega. See on pikk teema. Ma korra siis võib-olla pikendan su lihtsalt küsimust, et teen konkreetsemalt Sandrale. Et kuna te vaatasite ja analüüsite erinevaid kvaliteedi erinevaid riike, kus need kriteeriumid on toodud ja kuna me teame, et Eestis on olnud maareform kunagi, meil on kinnisvaraturg on selles mõttes killustunud, et meil on eraomandis maa. Väga palju Euroopas on tegelikult olukord, kus munitsipaal tegelikult oma planeerib ära ja siis ehitusõigust müüakse. Et see on natuke teine paradigma kui see, mis Eestis on. Et kui te nüüd tegite seda õigusuuringut, sest see natuke puudutab ka seda, kuna need turg toimib teistmoodi, et kas nendel näidetel, kus kvaliteedi kriteeriumid on välja toodud, kas seal oli kellelgi sarnane olukord, kus oli eraomand pigem kui munitsipaalomad või seal oli kõigil munitsipaalomad või sa ei tea? No ma arvaks, et Leedu on meiega sarnase omandistruktuuriga ja neil oli kõige nagu intensiivsem õigusruum, et see on huvitav. Teine küsimus on see, kas nad päriselt rakendavad seda. Et nii samamoodi on Leedus tööstusinvesteeringute kiirtee, on ju, aga kuidas nad seda päriselt nagu rakendavad. Et õigusnorme võib olla, aga paremad on nad siis, kui me neid päriselt kasutame ja aktsepteerime juba ühiskonnana iseenesest. Nii et jah, et selles mõttes ma ei oska Austria omandistruktuuri öelda, aga ma oskan öelda seda, et Austria ja Hispaania õigusruumid on Eestist oluliselt erinevad, sest seal on Hispaanias on avalik eraomand, on ju. Et see on väga teistsugune meie süsteemist.
No nii, kas on meil, jah. Tere, väga huvitav on olnud. Mina olen Arp Müller Vikerraadiost. Ma küsin veidi teise nurga alt. Poliitika ja valimised, need märksõnad vist kõlasid korraks ka lavalt. Ja ma küsikski, et aga kuidas valimistulemused või poliitilised muutused mõjutavad kogu seda valdkonda? Ma toon ühe illustratsiooni ka. Ma Põhja-Tallinna elanikuna leidsin värskest Põhja-Tallinna lehest Keskerakonda kuuluva Põhja-Tallinna linnaosavanema Manuela Pihlapi kolumni. Ja siin ta kirjutab, et üldplaneeringu vastuvõtmisega kaasnes hinnang, et Põhja-Tallinna lisandub järgnevatel aastatel kuni 40 000 elanikku. Selline otse kui Pärnu linnatäie elanike lisandumine kitsale poolsaarele pole paratamatus, vaid valik. Gaza sektori asustustihedus pole see, mille poole püüelda. Tsitaadi lõpp. No, see on siis uue linnavõimu sõnum. Ma küll ei tea, mis nad teevad, kas see just ringlev Põhja-Tallinna planeering võetakse uuesti lahti ja mingid alad, mis olid määratud elamuarenduseks, muudetakse uuesti tööstusalaks või mingiks muuks alaks, et ei saaks siia uusi elanikke kolida. Aga tulen tagasi oma küsimuse juurde, et kuidas ennast teemat, kuidas teie näete, kuidas mõjutab poliitiline reaalsus, valimistulemused. Praegu linna juba on mõjutamas, linnavalitsus muutus, Kaja ülemused on veel samad, aga peale märtsi 27 ka ilmselt muutuvad. Et kuidas see tunnetate, et kuidas see poliitiline muutus teid mõjutab? No mina vastan sellele, et demokraatliku ühiskonnakorralduse võlu, et kui me nüüd ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse muudatused vastu võtame, siis on Oliveril natuke rohkem jõudu ja linnaarhitektil natuke rohkem jõudu pidada dialoogiga erinevate linnaosade vanematega ja nii edasi. Et enne just Markusega rääkisime, et see 40 000 pole vist päris õige, et vist on 27 000. Mina tean 50 000. No okei. Jah, Arp, kas sa saaksid oma küsimuse veel uuesti, et poliitiline... Et kas poliitika mõjutab planeerimist või? Otseselt? Kindlasti. Kindlasti mõjutab, aga ütleme niimoodi, et mingisuguseid suundumusi, see ongi demokraatliku ühiskonnakorralduse võlu, eks ju, et me ei saa nagu nipsust tagasi keerata mingisuguseid asju, mis võib-olla ühiskondlike protsesside tulemustena kuhugi on juba vahepeal küpsenud. Jah, et siis võib tekkida tagasilööke, vabandust, võib-olla poliitiliselt ebakorrektse väljenduse eest, aga tegelikult... Ministeeriumite tasandil me oleme korraldanud ka erinevaid ruumiloome koolitusi ja seal meie ametnikud, omavalitsuste ametnikud on tegelikult ääretult pühendunud, toredad. Nad ütlevad jah, et teie räägite siin sellist juttu, aga siis mul tulevad seal need sellised ja sellised poliitikud ja keegi ei kaitse mind nende eest. Ütleme nii, et kui seadustes on midagi mõistlikku kirjas, siis natuke juba kaitseb. See on kõik, mis ma saan teha halva poliitika vastu. Ma ei räägiks võib-olla Tallinnast, aga ma räägiks näiteks Viimsist, mis oli minu üle-eelmine siis töökoht. Viimsis poliitikud järjest valimistel ütlevad, enam juurde inimesi tulla ei saa, ei mahu enam ära. Ja eriti kortermajade ehitus tuleb panna seisma. Ei saa seda, ei saa teist, ei ole lasteaiakohti, vette ei ole, kanalisatsiooni saa kuhugi pumbata, elektriga saab hakkama ja siis on see ühendus Tallinnaga, see on täiesti umbes. Et enam rohkem Viimsis mitte midagi teha ei saa. Ja järjest valimistsüklid läksid ja natukene ikka mahub juurde. Natuke tuleb ikka teha ja kuidas me neid alasid niisama seal hoiame, kas või mingid tööstusalad või kõik. Nii et see mõneti on... Kohalikel elanikel on see, et ei tahaks juba liiga palju ja eriti see, et sa Viimsis sõidad hommikul selles ummikus linna poole. Minu arvates peaks just sellistes olukordades siis vaatama, et mitte, et me proovime jõuga kuidagi midagi pidurdada, mida on väga raske teha, vaid see probleem tuleb siis ära lahendada. Veeprobleem, transpordiprobleem, ka Põhja-Tallinnaga, et nagu jätta need tootmisaladeks. See tootmisala tähendab hoopis müra, saastet, suured veoautod, kui need päriselt hakkaksid toimima nii, nagu nad näiteks Nõukogude ajal toimisid.
et kui on elanikud, siis võimalik, et suures pildis on see piirkonnale palju kasulikum. Ja nüüd Põhja-Tallinnaga see on tõesti see mure, kuidas sa seal linna osas sisse välja saad. Ma ise tegin lihtsalt, et oli moetermin vahepeal, 15 minuti linn. Siis ma proovisin seda nagu katsetada, et mida see nagu päriselt tähendab. 15 minutit jala on väga selge, sa kõnnid oma 1,5 kilti, eks ole, et oleneb tempost. Bussiga 15 minti on üldse täiesti võimatu linn, eks ole, sa ootad bussi teinekord 15 minutit ja sa ei jõua mitte kuhugi. Autoga me ka kõik teame, öösel Tallinn on 15 minuti linn, päeval sa jäädki sinna ummikutesse. Ja siis ma võtsin jalgratta Vabaduse platsist, hakkasin väntama erinevates suunades, panin stopperi 15 minutit, siis hakkas piiksuma. Uskumatult kaugele jõudis Tallinnas jalgrattaga. Ja Põhja-Tallinn Vabaduse väljakul põhimõtteliselt kogu linn on 15 minuti linn ja rattateid ei olnud. Et ma ei tea näiteks, et kas teha Põhja-Tallinnast hästi palju jalgrattateid välja ja siia kogunevadki need inimesed, kes tahavad teist tüüpi elamist ja parkimisnormatiiv näiteks ära muuta. Et nagu selliseid lahendusi on, aga selle otsuse peavad tõesti tegema poliitikud. Ma nüüd tõmban otsa kokku, sest et külm on või? Meil on külmatav ära ja ma vaatan jah, et Oliver juba sõrmeotsad on siis nagu oleks küüsivärvinud. Ehk siis ma tõmban asja ikkagi kokku. Muidu oleks küsinud Indrekult vastulauset, aga ma ei taha seda koti suud ka lahti teha. Nii et ma jätan selle praegu sinna, saate pärast siin arutada ja ma kõigepealt ütlen teile aitäh, enne kui ma tänan kõiki teisi.